Tere tulemast Pärnu maantee eskiisprojekti avalikule tutvustusele. Minu nimi on Mihhail Jevdokimov. Olen Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist kaasamise osakonnast ning ühtlasi ka tänase ürituse niinimetatud päevajuht. Mis siis täna siin hakkab toimuma? See tänane tutvustus koosneb kahest osast. Esmalt anname siis ülevaade Pärnu maantee eskiisprojektist ning seejärel teil on võimalik küsida küsimusi, teha ettepanekuid, väljendada oma seisukohti. Ning tänase kohtumise peamine eesmärk ongi sellest, et tutvustada just Pärnu maantee eskiisprojekti lahendust. Tuleb rõhutada, et tegemist ei ole veel lõpliku projektiga, vaid eskiisiga ning see on väga oluline vaheetapp projekteerimise faasis. Aga enne seda annan sõna Tallinna abilinnapeale Kristjan Järvan. Palun. Tervitused. Tore teid näha ja ma arvan, et me oleme väga olulise projekti siis tõesti, nagu öeldi, vaheetapis. Ja mis läheb paremaks, on esimene küsimus. Ja see on selles suhtes oluline, et kui varasemalt on olnud, ma ütleks, selline konflikt erinevate liiklejagruppide vahel, jalakäijad, ratturid, tõuksijuhid, autojuhid, ühistransport, siis praegune linnavalitsus on seadnud endale eesmärgiks, et teeme projekte, kus kellegi elu ei läheks halvemaks. Ja ma toon teile näited konkreetselt selle projektiga ka seoses. Siin oli näiteks mõtteid, et keelame ära osad vasakpöörded. Et Südatänavale siit minnes enam ei saaks keerata, et Suur-Ameerikast tulles vasakpööret siia Pärnu maanteele teha ei saaks. Et me koheselt andsime sisendi, et vabandust, et see ikkagi ei lenda. Ja teine näide, mis on eredalt meeles, on see, et kui siit minema hakata, siis algne plaan oli panna buss, tramm ja autod ühele sõidurajale. Kui ühega nendega peaks midagi juhtuma, siis põhimõtteliselt oleks kogu liiklus seisnud. Et jah, oleks saanud kõrvale teha parkimiskohti ja mis oleks ju väga suurepärane, aga need on need riskid, mida me vaatasime, et on ikkagi liiga suured ja palusime koheselt muudatust teha juba enne, kui teie ette tuleme. Mis läheb paremaks? Tuleb rohkem haljastust, jalakäijatele läheb elu turvalisemaks, siis need samad kuulsusrikkad punased rajad muutuvad siis päriselt rattateedeks, sest nad on teisel kõrgusel ja ühistranspordipeatused tuuakse rohkem kokku poole, ristmikuga poole. Miks? Üks on ohutus, aga teine hästi oluline element on siin ka see, et ümberistumine erinevas suunas muutub läbi selle oluliselt lihtsamaks. Toome kokku ka bussid, trammipeatused, nii nagu on vineeripeatus täna, ehk sa saad sujuvalt istuda ümber siis trammilt bussile või vastupidi. Ja tulevad siis kogu pikkuses on ju ühistransport tänava keskele, mis tähendab seda, et on vähem konflikt muu liiklusega ühistranspordil, ehk jällegi muutub kiiremaks ja muutub ohutumaks. Aga ma rõhutaks veel, et jah, kuigi me oleme juba osad muudatused sisse viinud, siis tänane õhtu ei ole näiline kaasamine. Et me päriselt arvestame teie tagasisidega ja võtame seda kuulda. Ehk kindlasti julgustan kaasa rääkima, oma muresid välja käima, aga ka rõõme. Et kui midagi päriselt meeldib, võib isegi seda öelda. Nii et egas muud, kui vaatame, mis siis küpsetatud on ja siis vastame küsimustele. Aitäh! Aitäh avasõnade eest ja nüüd ma annaks sõna projekteerijale. Siim Rõõmus ka projektist. Palun. Tere!
Ma vist pea mikrofoni kasutama, on ju? Selle video jaoks on ka vaja või? Okei, ma proovin siin 2 käega 3 käe töö ära teha. Jah, mind juba tutvustati, aga tutvustan ennast ise ka, et Siim Rõõmus ja esindan siis aktsiaselts K-projekti ja tutvustan teile siis eskiislahendust, mis on siis koostöös erinevate linnaametite ja meiega siis valminud. Enne võib-olla, kui hakkan mööda joonist edasi jooksma, räägin võib-olla mõned põhitõed, millest ka Kristjan Järven juba rääkis. Et siis eskiis on koostatud lõigule Jaani kirikust kuni Hendriksoni küüruni. Täisrekonstrueerimine on siis vastavalt lähteülesandele ette nähtud Pärnu maantee ja Liivalaia ristmikule koos siis kosmosepeatusega ja teine on siis Vineeri tänava ristmik koos siis Vineeri peatusega. Ülejäänud lõikudes on siis ette nähtud võimalikult väike sekkumine. Nii, aga hakkan minema, katsun siin vahepeal zoomida. Et hakkan siit Jaani kiriku juurest minema, et Jaani kirik siis siin joonise peal üleval servas. Et kui te täna teate, siin on üks kiosk, kust on võimalik midagi endale hamba alla osta. Et siis siin on tänane linnaliinide peatus, et see on siis nüüd liigutatud ühistranspordirajale trammitee peale ja ka siis peatus on siis ühine ja kui te täna kujutate kõik silme ette, siis täna astuvad trammireisijad siis trammist välja sõiduteele, et siis selles lahenduses on see ära lahendatud selliselt, et sõidukid sõidavad nüüd peatuse tagant. Siin Estonia puiestee ristmikul veel siis on ära kaotatud kanaliseeritud pöörded, et ja on siis need pöörded toodud otse sõidusuuna kõrvale. Siin samas Inglise kolledži akende all näete siis ühte ka puuderivi, et ajalooliselt oli siis siin selline puieste moodi puuderivi, mida siis on teoreetiliselt võimalik siia tagasi istutada. Peatuse pikkuseks siis siin circa 60 meetrit. Teisel pool, see suund, mis tuleb nüüd linna sisse, selle peatuse pikkuseks on siis meil 65 meetrit. Valdavalt jalgrattateed kogu selles eskiisilõigus siis 1,75 on kitsaid lõike, kus siis jalgrattateed on 1,5 meetrit laiad. Samas on ka selliseid lõike, kuhu oli võimalik ka siis teha 2 meetri laiust jalgrattateed. Kõnniteed valdavalt, kus on ruumi, on vähemalt 3. Kitsastes lõikudes oleme teinud nii maksimaalselt kui võimalik. Kõige kitsam koht tuleb seal Reval Cafe juures, sellele ka võib-olla pööran korra tähelepanu. Nii, lähmegi võib-olla edasi. Et nüüd tulebki see kõige kurikuulsam kitsas lõik. Selle kohta ma näitan teile tegelikult kohe ka siis ühte lõiget. Et teile siis silme ette visualiseerida, et kui te täna teate, siis seal see jalgrattatee on eraldatud kummipostidega, et siis need kummiposte siin enam ei tuleks ja jalgrattatee on siis tõstetud jalakäijatega samasse tasapinda. Ja kuna tema laiuseks on ainult 1,5 meetrit, siis peavad olema nad nagu ka kõrguslikult samal tasapinnal, et seda oleks võimalik siis hooldada. Siin on üks sükene visuaali mõistes võrdluspilt, et vasakul on siis pilt, milline on see täna ja paremal on siis näha seda, kuidas Estonia ristmik on uue siis selle eskiislahenduse järgi. Nii, olemegi juba vaikselt jõudnud tegelikult siia Sakala tänava otsa. Et siin ka erinevaid variante koostatud selles kitsas lõigus
on neid vasakpöördeid kaotatud, on neid tagasi pandud. Et nii palju on arvamusi, nii palju on ka lahendusi olnud. Et kõik on läbi joonistatud ja nüüd on siis see viimane versioon, millega oleme välja tulnud, kus siis on Sakala tänavale võimalik siis ka vasakpöörded ja samuti ka Süda tänavale, nii nagu tänagi. Keskpiiret siin vahepeal on veidikene pikendatud. Rääkisin enne teile kitsast lõigust. Kitsas lõik siis siin Reval Cafe akendal, seal on need valguskastid, et see on siis ka kõige kitsam koht, kus siis on meil 234 kõnnitee laiuseks. Nii, nüüd olemegi siin Süda ja Sakala tänava otsas. Et võib-olla mõnes kohas teile jäävad silma need teekatte märgistuse nooled võivad olla ekslikud, aga tegelikkuses eskiisi järgi on ka võimalik teha Sakala tänavast vasakpööret siis kosmose poole. Ja parem sissepöörded tagatud nii nagu tänagi. Ülekäigurada on tekkinud siia kurvi peale, seal kus ta oli ka circa 10-11 aastat tagasi, et enne kui tehti Pärnu maantee trammide rekki. Et jah, enne siin võib-olla ei mainimata aga see, et siin on räägitud sellest 10 aasta tagusest rekonstrueerimisest, siis tegelikkuses selle raames ei vahetatud välja Tallinna veele kuuluvaid trasse. Et siis selle projekti raames rajatakse lahkvoolne sademevee kanalisatsioon ja siis rekonstrueeritakse ära veetorustik, mida ei tehtud toona. Olemegi jõudnud juba Roosikrantsi tänavatsa. Et Roosikrantsis siis ka, et rõhutan selle üle, et eskiisi järgselt on võimalik ka siis lahendada vasakpööre Roosikrantsi tänavale, et otsest põhjust selle sulgemiseks ei ole. Siia on siis tehtud ka üks ohutussaar, et kuna siin on selleks ruumi, et jalakäijate ületus ei oleks üle kogu tänava terves tänava laiuses, siin lihtsalt tekkis selleks ruum. Siin eespool, mis ma näitasin, siin selleks füüsilist ruumi meil ei olnud, et seda ohutussaart sinna ette näha, seega seda seal ei ole. Mis veel tänasega on muutunud nüüd Hariduse tänava otsas, on siis see, et siia Hariduse tänava otsa on toodud siis ülekäigurada. Täna on ta siin pigem kosmosepeatuse juures. Aga jah, et Hariduse tänava sihis oleks siis võimalik nii jalgsi kui jalgratturitel liigelda. Siin ma nimetan seda Paul Kerese majaks, et siis siin näiteks täna ei ole parkimiskohti, et siis need on ka siia nüüd uue eskiisi järgi lahendatud. Nii, Tõnismäe otsas siis olukord järgmine, et siis kosmose trammipeatus ja linnaliini bussipeatus on siis tänasest asukohast liigutatud Liivalaia tänava ristmiku juurde. Et selle võrra on võimalik siis seda ristmiku piirkonda haljastada tunduvalt rohkem, kui seda on täna. Siia on jäetud, siin võib-olla olete eskiisis tähele pannud, ka sõiduradadel on sellised nagu bussipeatused ette nähtud, tegemist on siis varupeatustega, et kui peaks olema vaja, et mingitel põhjustel ei saa seda keskmist bussipeatuste koridori kasutada, ühistranspordipeatusi, et siis on ka võimalik, on sellised varupeatused ette nähtud. Nii, ja võib-olla räägikski ära selle siis Liivalaia tänava peatuse, et siis nimetus siis kosmosepeatus, et ühistranspordid siis peatuvad
ühises peatuses, nii trammid kui bussid. Siin on siis peatuse pikkuseks proovitud venitada maksimaalne pikkus, selleks on siis 80 meetrit. Et vältida olukorda, kus siis linna sisse tuleval suunal ühistranspordi rajal olevad trammid, bussid saaksid siit Pärnu maantee Liivalaia ristmikult siis ühe taktiga üle. Tekitatud ülekäigurajad siis siia Tõnismäe tänava sihti. Ja samamoodi siin üleval Pärnu maantee 48A juures on siis ka üks varupeatus, mida võib-olla esialgu võiks hakata kasutama maakonnaliin, kuna maakonnaliinil linnast välja suunduvatel bussidel toimub siis ka piletite müük. Et linna sisse tuleval suunal seda probleemi ei ole, et nad peatuksid pikemalt, aga linnast välja suunal oleks neile vaja veel esialgu täiendavaid peatusi, et nad saaksid ära teha oma piletimüügi, kuniks nad ei muuda seda kuidagi paremaks. Nii, Liivalaia Pärnu maantee ristmik. Et juba enne ka mainiti, et siit Suur-Ameerikast, kui siin Liivalaia projekti raames oli see vasakpööre võimalus ära kaotatud, siis nüüd selle Pärnu maantee projektiga on see siia tagasi toodud, et saaks ka Suur-Ameerikast pöörata kosmose poole. Liivalaialt tulles siis on 4 sõidurajast 3 jäänud, aga siis keskmine toimib nii otsesuunana kui vasakpöörderajana Tondi poole. Nüüd võib-olla liiguks sellisesse asukohta, kui siin näiteks Õnne palee esine lõik, et mis on siis muutunud, siit ülevalt poolt on olemasoleva kõnnitee kõrvale paigutatud siis jalgrattatee, sõiduteed 2 sõidurada linnast välja, nii nagu tänagi. See, kus siin on täna kummipostidega eraldatud trammide selline lai asfaltala, siia on siis võimalik ette näha haljastust. Ja siin allpool siis Õnne palee poolses küljes on siis täna 3 sõidurada, aga need on siis asendunud 2-ga. Ja üheks põhjuseks on siis see, et saada siia ruumi juurde, et saaks haljastust jalgrattatee mahutada tänase kõnnitee ja sõiduraja vahele. Siin pildi peal on ka võib-olla hea ära rääkida see, et siin pildi peal on sellised mustad diagonaaljooned, mis lähevad üle tänava. Tegemist on siis trammi kontaktvõrgu kandetrossidega ja nende mastidega siin servades. Kuna enamik lõigust on siis ette nähtud vähese sekkumisega, siis ka need trammitee kontaktvõrgu mastipostid jäävad samadesse asukohtadesse, et neid ei peaks liigutama. On terve lõigu peale mõned üksikud, mida me siis liigutame. Siis laiad pöörded, näiteks siin samas Õnne palee ja Muba kooli juurde minev, et see on ka siis kitsendatud võimalikult kitsaks, et see jalakäijate ületus siin piki siis Pärnu maanteed oleks võimalikult ohutu ja lühike jalakäijatele. Tatari tänavat jääb parem sisse, parem välja, nii nagu tänagi. Siin üleval pool on nüüd näha, et seal, kus on võimalik olnud tulenevalt valgustimasti postidest, mis ka suuresti jäävad paika, ja trammi kontaktvõrgumastid, et siis oleme nendesse aukudesse, kus on võimalik olnud ette näinud ka siis peatumisparkimiskohad. Nii, samas kohast edasi, et oleksime jälle ühel arusaamisel, siis siin üleval on see Skandinaavia tapeedisalong, et kõik on seal kindlasti käinud, et siin see ülekäigurada jääb siis samasse sihti.
Siin on siis tänane keskel see Vineeri peatus, et see siis liigub meil Tallinna Ühisgümnaasiumi kõrvale ja siis selle peatuse asemel nendele ribadele, mis jääb trammitee ja sõiduradade vahele siis, et sinna on siis ette nähtud haljastus. Miks seda puhvrit siin vahel hoida, on kindlasti ka see põhjus, et kuna tegemist on vähese sekkumisega lõiguga, siis neid sõiduradasid ei kaevata põhjani välja ja neid seal tehakse minimaalselt pealmise asfaltkihi siis uuendamine. Või siis nendes kohtades, kus tulevad Tallinna veetrassid uued, et siis seal taastatakse katete taastamise põhimõttel. Aga need saared on ka vajalikud selle jaoks, et siin ülekäigu rajal ei oleks ühte pihka ületust ja ülekäigu rajal olevad siis need ohutussaared oleksid võimalikult laiad, et need peavad siia kindlasti jääma. Siin allpool juhin võib-olla tähelepanu, see on nüüd siin Abakani maja ja see, kus see Paekivi maja, et siin on siis need trammi kontaktvõrgu mastipostid siis täpselt kõnnitee ja jalgrattatee liitumise koha siis joonel, et need saaksid paika jääda. Samuti on siis siin ülevalpool, kus on see kortermaja, et siia saab ka siis kõrghaljastust juurde. Kõik olemasolevad puud on plaan säilitada ja sellepärast on ka siin rattateel võib-olla selline jõnk sees, mis tekitab küsimust, aga siin on selline 3 puude punt, mida ei tahaks maha võtta ja sellepärast tuleme jalgrattateega siis teiselt poolt puid. Siis täna selles asukohas meil Luha tänava otsas ülekäigu rada ei ole, et see on siis siia ette nähtud ja see siis haakub ka sellega, et siin endises siis Vineeri tööstuses on ka arendustegevused lähiajal edasi liikumas ja see siht on siis ühine sellega, mis tuleb siia tuleviku arendusse, siit ühest kangialusest on võimalik siis saada siia ülekäigu rajale ja liikuda Luha tänava suunas. Nii, olemegi jõudnud Vineeri tänava otsa. Et Vineeri tänava otsas siis muudetakse veidikene trammide pöörderaadiuseid. Et kõik kujutate ka tänast pilti ette, kus siis jalakäijad Piki Pärnu maanteed peavad ületama väga pikkasid ületusi, mis jäävad pööretele ja võib-olla autojuhtidele ka sellistes pimenurkadesse. Et siis me oleme ära kaotanud selle kanaliseeritud vasakpöörde Vineeri tänavalt Tondi poole ja oleme need kokku toonud siis siia vastu siis seda Vineeri kvartalit. Et jalakäijatel oleks üle sõidutee võimalikult lühike ületus. Ja siin, nagu ma enne siis ütlesin, et lisaks siis nagu Liivalaia ja Pärnu maantee ristmikule on ka siis see Vineeri tänava ristmik siis täis rekonstrueerimisega. Ja samamoodi on võimalik siis istutada kõrghaljastust, madalhaljastust nii tänava keskele kui ka siis tänava mõlemasse serva. Nüüd siis peatuse nimeks siis Vineeri peatus. Siin all on siis meil, kus see number 3 on, siin on siis meil tänane Tallinna Ühisgümnaasium. Et siis peatus on toodud selle kõrvale, kus siis on võimalik tee keskel olevatesse peatustesse liikuda mööda ülekäigu radasid, mis siis on nii peatuse alguses kui lõpus, oleneb emba-kumbalt poolt vaadata. Peatuse ooteala pikkusteks siis 65 meetrit. Selle pildi juures räägin ka selle ära, siin tuleb nagu see hästi välja, et väga paljud tänased bussioote paviljonid Pärnu maanteel selles lõigus, millest me siin täna arutame, on siis ainult katusega peatused, kus puuduvad külgseinad, et kogu siis selles projekteeritavas Pärnu maantee lõigus oleme siis proovinud maksimaalselt paigutada selliseid ootepaviljone, millel oleksid ka siis külgseinad, et oleks ka siis nendel halbadel, vihmastel ja tuulistel ja lumistel ilmadel ka
ühistranspordi ootavatel inimestel koht, kuhu varjuda selle halva ilma eest, et oleks neile natukene kaitset. Ja nüüd siis olemegi siin töömahu piiri lõppu jõudnud, kus hakkab Hendriksoni küür ja siit siis on võimalik trammidel liikuda mööda trammiteed edasi ja nii kaua, kuni siis ei ole seda edasist lõiku projekteeritud ja välja ehitatud uueks, siis need bussid saavad liituda siis nüüd sõiduradadele, kus siis liigub ka tavatransport. Kui nad tulevad nüüd Tondi poolt, siis teate, linna sisse tuleneval suunal on siis 3 sõidurada, vasakpoolne ongi täna juba bussirada ja see bussirada siis vahetult enne seda peatust sujuvalt siis liigub siia ühisesse koridori tee keskele ja siit seda mööda on võimalik siis sellel bussil liigelda kuni südalinnani välja. Ma arvan, et minu poolt sihukese üldise ülevaatena peaks praegu piisama. Aitäh teile! Aitäh esitluse eest. Ja nüüd asume küsimuste ja arutelu juurde ning selleks ma palun ette need inimesed, kes küsimustele täna vastavad. Eelkõige abiline Kristjan Järvan, siis projekteerija Siim Rõõmus, aga ka Tallinna Keskkonna ja Kommunaalameti arendamise ja planeerimise teenistuse juht Toomas Haidak, Tallinna Keskkonna ja Kommunaalameti projekteerimise projektijuht Maarja Alma, Tallinna Transpordiameti liikuvusinsener Erki-Hendri Meerbach ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringu varem arhitekt Ann-Kristiin Etson. Maarja annab teile mikrofoni, pärast saate edasi anda sellele inimesele, kes vastab. Ning saalist viibijatel palun küsimuse esitamiseks tõstke käsi, siis Maarja tuleb teie juurde mikrofoniga ja saate oma küsimuse küsida ja väga suur palve, kuna siin saalis kajab, siis palun kasutame mikrofoni. Nii, seal tapool on küsimus, kui Maarja jõuab teie juurde. Aitäh! Tänan selle esitluse eest. Mul on ikka tallinlasena rõõm, kui linn läheb ilusamaks, rohelisemaks, liiklus sujuvamaks. Ja need põhimõtted, millest siin on juttu olnud, on igati mõistetavad. No üks suur põhimõte on, et need ühistranspordi peatused ja liikumis kanalid kokku viia. Kuna ma sõidan või liigun regulaarselt sellel trassil Nõmmelt linna ja tagasi, siis ma olen pikka aega mõelnud, vaadanud, mismoodi saaks seda liiklusvoogu ühtlasemaks teha. Ja kõik see, mis praegu on Vabaduse väljakult kuni siia Liivalaia ristmikuni, tundub igati loogiline, seal võib olla mingid detaile, küllap mõned võib-olla juhivad selle tähelepanu, aga minu jaoks tundub see igati loogiline. Liikluskoormus on väike. Aga sealt Liivalaia ristmikust peale hakkab üks asi peale. Nimelt seal on hästi palju autosid ja pidevad ummikud. Ja kuna ma olen inseneripoeg, siis ma mitte ainult ei mõtle ruumiliselt ja tehniliselt, vaid käin ringi ka mõõdulindiga. Ja ma olen mõõtnud sõiduradu, vaadanud, kust mida saaks teha, laiendada. Põhieesmärk oleks ühistranspordil, see tähendab bussidel, mis liiguvad juba sealt ka
üle Hendriksoni küüru ja sealt edasi oleks võimalikult oma sõidurada. Või kui nad liiguvad siis mööda trammiteed, et siis oleks nendel autodel võimalikult palju liikumisruumi. Ja ma olen leidnud, et oleks mõistlik vaadata seda projekti natukene sealt sellest viimasest peatusest, mis praegu on väljas, Vineeri peatusest edasi. Minu tehniline taip, mõõdulindiga töö ütleb, et me saaksime Hendriksoni küüru teha ka linnast välja suunas 3-rajaliseks. Sealt edasi praegu ju läheb ainult tramm ja kui seda ei rekonstrueerita, siis bussid peavad sealt igal juhul trammidelt minema. Nii et see ei ole suur kulu minu arusaama järgi, kuidas teha sinna eraldi veel lisaks 3. sõidurada, ilma et rattarada ära kaoks ja ilma et jalakäijad ei saaks üle. Kuidas seda teha, seda ma võin eraviisiliselt seletada. Ja sealt edasi on täpselt sama asi, on võimalik väga hästi, mitte suurte kulutustega, tekitada bussidele lisaliin ja seda üldist liiklusvoolu, mis praegu on surutud hästi kitsaks, oluliselt hõrendada ja kiiremaks teha, et neid ummikud vähendada. Täpselt sama nüüd üks lisaasi linnapoolses suunas enne Liivalaiat. Me teame, et otsesuund on pidevalt väga täis. Autod seisavad seal enamasti nii pikalt, et praegu see Liivalaia trammipeatuse juures on saba ja mõnikord ei mahu sinnagi ära. Kui nüüd sealt see võimalus ära võtta, et üks sõidurada vähemaks, siis asi läheb minu meelest hullemaks. Ja ka seal on võimalik mõõdulindiga tööd tehes ja midagi natuke paremas poolesest küljest ohverdades tegelikult sõidurada säilitada. Aitäh! Aitäh teile! Mul on head uudised. Nimelt siis Pärnu maantee viadukt, Hendriksoni küür, on oma amortisatsiooni astmes jõudnud nii kaugele, et me oleme võtnud plaani seda rekonstrueerida. Mitte selle projekti raames, aga tulevikus. Ja seal kindlasti me vaatame, kuidas on võimalikult sõiduradu juurde teha. Üks, ma arvan, et lähtekoht on seal see, et kui täna on niisugune trammid sõidavad uhkes üksilluses, et kas ülejäänud ühistransport samamoodi saab sinna siis viadukti keskele tuua. Ja sealt loomulikult liigume edasi. Aga liigume samm-sammult. Mis puudutab... vabandust, ma unustasin samastuda, et ka see minu isiklik siis igapäevane kodu ja töötee. Et mis puudutab nendes, kes tahavad saada südalinna, nendel on üks sõidurada ja neile jääb üks sõidurada. Et kui te olete seal tihedamalt sõitnud, ega te olete, ma usun, ka märganud, et see parempöörde 2 sõidurada on võimalikult võrdlemisi tühjad. Ja ma ütlen seda raske südamega, sellepärast, et loomulikult ka mina, mõned ütlevad, et niisugune autojuhtide pooldaja, et tegelikult vaadata, et seal parempöörde rada Liivalaiale, need 2 tükki, on tihti pigem alakoormatud ja pigem on seal inimesed, kes üritavad vahele siis saada sellele otsesõitjatele natuke lõigata. Aga kui te vaatasite skiisi, mis Siim tegi väga hea esitlus on ju, et siis tegelikult seal lõpus on ju ikkagi jätkuvalt 1 otserada ja 2 pöörderada Liivalaiale. Et tegelikult me oleme seda adresseerinud. Aitäh! Aitäh! Kas kellelgi on veel midagi tähendada? Tundub, et ei ole. Ma oma poolt lihtsalt lisan, et kui edaspidised projektid on avalikule väljapanekule, siis saab kõik need head mõtted jagada, kui teil on. Nii, aga siis palun järgmine küsimus. Käsi on seal. Kes tahtis enne? Andke prouale, mikrofon palun. Tere, mina olen Aili Lillep, olen Haljastaja aednik
jalakäija ja ettevõtja. Mina käin väga palju praegusel juhul ühesõnaga kosmose juurest Sakala tänavale ja ma olen, eluohtlik on üldse Tallinnas jalakäijal. Kõnniteel käia. Mina kui kasvasin, siis jalakäijatel oli kõnnitee ja see oli ohutu. Tänapäeval enam seda ei ole. Ma pean kogu aeg, täna ka ma käisin seda teed ja ma pean kogu aeg vahtima kõrvale taha, et jumala pärast keegi ei tule mulle otsa. Ma näitan neile, näete, seal on teil kallis punane tee. Mis sa mölised? Heal juhul üks kena proua ütles, aga ma kardan seal. Mis sa siis lähed sinna jalgratta otsa, kui sa kardad? Mina ka ei lähe enam, kuigi ma olen väga sportlik olnud. Sellepärast, et vanemal inimesel võib igasugust asja juhtuda. Ärge propageerige neid rattatöid. Ma olen näinud, kuidas rattaga tullakse tööle, siis minnakse duši alla. Sest kuidas sa lähed sinna higisena või porisena? Autod pritsivad täis. No mina ei kujuta, tehke mulle lollile ükskord, kes käivad rattaga, tehke mulle lollile selgeks, kuidas te käite rattaga. Aga nüüd on see. Ja siis see Pärnu maanteel. Ma saan aru, et ikkagi see käib ka siia sisse, kus Pärnu maantee Sakala, jah, see südam. Vot seal on need uued majad. Seal on nüüd tehtud siis ilus haljastus. Punased teed. Ja linn nõuab, kui keegi ehitab maja, siis ta peab tegema alumistele korrustele teenindusruumid. Kuidas saab ettevõtja teha sinna? Kuidas saab autoga ligi? Ütelge mulle. Näiteks mul oli Roosikrantsis lillepood. See praegune inimene on nii hädas, kes seal on, sellepärast, et enam ei saa autoga üldse ligi. Linnavalitsuse inimesed pargivad seal Roosikrantsis kogu aeg tasuta ja seal on niivõrd palju neid. Ja siis kuidas nüüd seal Pärnu maanteel? Vestmani poed suretasid ära. Igasugused need, ma ei kujuta ette enam, kuidas inimesed saavad seal teha, sellepärast, et üks asi on kaupa tuua ja seda ei saa ka alati hommikul enne 10. Ja teiseks on ka inimesed tahavad midagi kaupa viia, tahavad isegi osta, kujutate ette. Kas või lillepärja, ütleme. Ükskõik mida. Ja seal Pärnu maanteel ei ole võimalik. Nüüd teine asi. Kuna ma olen haljastaja, siis ma olen lihtsalt juba tige, kuidas linnas tehakse haljasalasid niimoodi, et lükitakse välismaalt toodud kallid puud. Seda keegi ei räägi, kui palju need puud maksavad ja kui palju nende hooldus pärast maksab. Need püramiidsed tammed on nii jahukasta haiged ja neid tuuakse meile. Meil on endal puukoolid, tellige nendelt. Ja nüüd ma vaatasin siin projekti. See oli vist seal, nojah, see Vineeri ja kõik see kant. Seal on pikalt pandud roheala ja ilusti ma näen isegi kehva nägemisega, et seal on ristikesed. Sinna pannakse jälle, lükitakse puud üksteise otsa. No tulge taevas appi. Kas Tallinnal tõesti ei ole raha enam kuskile mujale panna? Miks te panete need puid üksteise otsa sinna? Tehakse aga haljasalasid, siin oli veel üks haljasala. Tõnismäe ristmiku otsa tehakse ka veel mingisugune saareke või haljasala. Mille jaoks? Andke inimestele liikuda ja tahaksin, et ükskord hakkaks see mupo ka tööle, mitte ei hakka trahvima, vaid hakkaks neid tõukse ja kõiki neid kontrollima. Inimesed lähevad kahekesi ratta peal, mitte keegi kuskilt ei tule, sest meie politsei sõidab ainult autoga. Ja mina olen tõesti hädas ja ma olen vihane selle Tallinna peale. Ma käin tõesti palju jala ja ma liigun tõesti Tallinnas, sest ma käin asutusest asutusse veel. Ma olen ka ettevõtja. Ja ma olen alati hirmul. Kõige kindlam on, kui ma olen tütrega autos, siis ma veel midagi kardan. Vahel panen silmad kinni küll, sest kui need tõuksid tulevad, ei tea kus kohast. Kas ei saa ükskord neid tõukse, kes on ja need tobedad pisikesed autod või mis nad on mopeedid. Need on ilma lubadeta. Andke andeks, sellise liiklusega lubatakse ilma juhi lubadeta ja nüüd ka 10-aastased võivad ka juba tulla meil liiklusesse ikkagi. Kas ükskord see asi ära ei lõpe? Nii, palun. Jaa, aitäh. Ma arvan, et proua, te puudutasite väga oluliseid teemasid. Ma alustan siis esimesest ehk see, et kergliikurid on kõnnitee peal. Selle projekti üks eesmärk ongi, et kui need
daamid teile ütlevad, et ma ei julge sõita selle punase raja peal. Et täna me ruumi sellele juurde ei võta, aga tõstame selle kõrgust. Ehk et sellisel juhul ka see ohutunne nendel kergliikuritel peaks vähenema. Nad peaksid just kaduma siis nendelt kõnniteedelt ja minema sinna rattateele, et nad ei oleks teil ees. Et see on üks selle projekti suur eeldus. Puudutasite ka haljastuse küsimusi. Ma on kohe näha, et te olete ekspert sellel teemal. Kindlasti me oma maastikuarhitektidega vaatame selle nüüd lähtuvalt teie tagasisest üle, et kas, kuidas selle kõrghaljastuse kasvutingimused seal üldse on ja et kui kindlad me saame olla, et see kõrghaljastus seal on püsiv. Et ma siiralt tänan teid selle tagasiside eest. Ja kolmandas Laseme vastata ja siis saate juurde küsida. Ma arvan, et te olete esimene, kes mind süüdistab rattalembuses, aga ma tahtsin lihtsalt seda ettevõtluse poolt puudutada, mis on tõesti väga oluline. Ja teil on väga õige, Westmani äri suri välja nende parkimiskohtade puudumise pärast. Täna oleme vaadanud, et kas on võimalik just selles kõige kitsamas lõigus siia juurde teha neid peatuskohti. Ütlen ausalt, me isegi vaatasime seda, et kui see rattatee sealt ära kaotada ja viia kõrval tänavatele, et kas siis need peatuskohad sinna mahuks, kahjuks ei mahu. Et see oli reaalselt variant, mida me kaalusime, aga see saadav kasu, et nii nagu te väga hästi sõnastasite, et kus on need peatuskohad, kus ärid saavad endale kaupa juurde ja võib-olla isegi mõni klient käiks, et tegelikult ka siis ei oleks olnud piisavalt ruumi, et neid tekitada. Aga nii nagu Siim rääkis, et tegelikult sinna Paul Kerese maja juurde me oleme otsinud siis neid kohti, kuhu saaks neid peatuskohti juurde teha ja seal, kus on ruumi, sinna me oleme ka neid täiendavalt ette näinud. Ma loodan, et ma vastasin teie küsimusele. Ma ei tea, Siim võib-olla saad tähendada selle haljastuse poolest, et mis haljastus on praegu ette nähtud projekti raames? Kuna on eskiis, siis on nagu vara öelda, et kas sinna tuleb Tamm või Pärn, et kui me jõuame järgmistesse staadiumitesse, siis me saame otsustada ja kui me oleme liigid välja valinud, siis igal liigil on oma teatud raadius, et kui tihedalt me saame neid istutada ja siis me saamegi see täpsed vahed paika panna, et tegemist on eskiisiga, rõhutan veel üle. Ehk siis selle eskiisi peal need joonised veel ei tähenda, et konkreetne puuliik tuleb, need valikud tuleb teha veel edaspidi. Nii, aga palun järgmine küsimus. Küsimus on siin. Vabandust. Nii. Te olete järgmine. Nii, tere. Uue maailma 19, sealt samast siis natuke sinnapoole. Üks hästi väike küsimus ja siis pikem küsimus. Väike küsimus on see, kas nüüd edaspidi siis tramm number 5 kohtub trammidega 3 ja 4 alles kosmose peatuses, kuna ta keerab sealt välja ja Vineeri peatus on teisel pool nüüd? Või on see nii siis, jah? Ja teine küsimus on natuke parkimiskohtadega seotud, et need 2 taskut, mis Vineeri peatuse juures on, kaovad ära. Meie mure seal piirkonnas elades on see, et need autod, siis, kes tahavad minna nendesse äridesse, hakkavad tulema meie asumisse sisse. Või kuidas on mõeldud, et kuhu nende siis kaubalaadimised ja kliendid siis pargivad oma autod? Sest me need asumi sisse ei taha. Aitäh! Jaa, ma kardan, et see vastus teie esimesel küsimusel on jah, et tõepoolest, et kui 5, mis tuleb vanalõunast, et siis ta Vineeris enam ei peatu. Teine küsimus, nii palju kui on võimalik olnud, siis selles põhjapoolses küljes me oleme üritanud pitkida neid peatuskohti, et nii ärid saaks ennast täiendada kui ka kliendid tulla. Aga tõele au andes me ei saa välistada seda, et osad nendest äride klientidest tulevad asumi sisse parkima. Siin oli käsi enne püsti, kohe mikrofoni jooga. Ma küsin nüüd sellise küsimuse, et kus toimub sõiduautode peatumine? Tähendab,
selles mõttes üleüldiselt. Minu jaoks ja väga paljude jaoks see on lihtsalt igapäevane vajadus, et sa peatud, maa parkimine ei ole tähtis. Aga kui eriti liigud ainult mõned sammud, siis sa astud auto pealt maha ja lähed sinna majja. See peatumine toimub igal pool. Aga kuidas ta siin on? Kas see toimub keset sõidurada, kas sõidetakse rattatee peale, kõnnitee peale? Vahel võtab see peatumine natuke aega ka. Ütleme, mina praegu siit ei loe välja, aga kuidas on teie nägemus? Kus mul takso peatub? Esiteks, vastus sõltub veidi lõigust, millest te räägite, aga ma teen teie küsimuse nii raskeks endale, kui on võimalik ja räägime sellest samast lõigust, kus on kõige kitsam koht, kus ei ole peatuskohti. Ja ma küsin, kas te tahate juriidilist vastust või te tahate faktilist vastust? Juriidiliselt peatub sõiduteel. Faktiliselt kohas, kus on need postid eemaldatud, tõenäoliselt enamus juhte hakkab keerama sinna rattatee peale. Nii, kas keegi tahab midagi tähendada? Tundub, et ei taha, siis on järgmine küsimus. Aitäh, ma võtan nüüd abilinnapea sõnasabast kinni ja küsin, et kas liiklusseadus võimaldab jalgrattateel autot parkida või peatada. Et kui te räägite sellest kõige kitsamast lõigust, mis on Estonia puiestee või Vabaduse väljaku ja Roosikrantsi tänava või siis Sakala tänava vahel Pärnu maanteel, siis seal saab konkreetselt siis Vabaduse väljaku ja Roosikrantsi tänava vahel saab praegu peatada vastavalt liikluskorraldusele sõiduteel. Ja kui ma nüüd lugesin tehnilisi tingimusi, kui Tunamullu Tallinna Transpordiamet esitas oma tehnilised tingimused, siis seal oli kirjas sõnaselgelt, et kergliiklusalale tõkestatakse ligipääs. Ehk siis ma arvan, et mitte ainult jalakäijad, vaid ka siis jalgratturid, kergliikurijuhid, pisimopeedijuhid ootavad seda, et sellel lõigul, kuna see on vahetult, nagu te õigesti ütlesite või viitasite, sõidude ääres, et seda tõkestatakse vähemalt mitte painduvate püstähistega, kui soovite, võite ka seda panna, aga sellest saab alati üle sõita, et kas teil on kavas tõkestada ja ma küsin veel kord, et kas teie meelest siis jalgrattateel, et kui te ütlesite, et faktiliselt hakkavad peatuma jalgrattateel, et kas liiklusseadus võimaldab jalgrattateel peatada? Et minu teada mitte. Aitäh! Ja vastus nii nagu eelmisele küsimusele, et liiklusseadus näeb ette, et peatutakse sõiduteel. Aitäh! Nii, palun. Kas tõkestatakse ka see jalgrattateel sõiduteest püsttähistega? Kas füüsiliselt takistatakse sõidutee ja rattatee vaheline ala? Ei. Aga siis hakatakse faktiliselt ju peatama jalgrattateel, kui te just osutasite. Ega me kindlad ei saa kunagi olla. Aga praegu see käib jalgrattarajal või teel praegu peatama iga päev. Me oleme näinud ka selliseid juhtumeid küll, see vastab tõele. Aga kuidas seda ära hoida, et ma kaua lõpudes järelevalve muud võitleks? Eks tuleb pöörduda järelevalveorganite poole ja loota, et liikluskultuur paraneb. Rattateed kahtlemata tänasega võrredes on ohutuse mõttes turvalisemad. Jah, teil on õigus. Kindlasti tuleb ka haljastust juurde, kindlasti läheb ka jalakäijate jaoks suuremad ohutussaared, ohutus suuremaks ja kindlasti ühistranspordi kiirus ja ohutus tõuseb. Jah, siin võib-olla saab lisada. Tähendab, mulle tuli politsei korrale sellepärast, et ma olin sõiduteel oli auto nii kaua, kui ma võtsin kaunist jõuluvanikut maha Kave Plaza katuse all. Nii et ma ei tea, kuidas te ütlete, et sõiduteel võib peatuda. Andke andeks, liiklusohistikuna ei luba, nagu mulle militsetas seda. Vabandab politsei. Keeruline on kommenteerida konkreetselt liiklusjärelevalve tegevust, aga liiklusseaduse järgi nähakse ette, et sõiduteel on peatumine, kui vastuvaid peatuskohti ei ole ette nähtud. Okei, palun järgmine küsimus, härra.
Tere! Minu nimi on Rein Tammesalu, ma olen ettevõtja ja tegelen ka haldamisega korteriühistutel liinis. Et mul on selline küsimus, et miks on vähendatud seal Suur-Ameerika või see Liivalaia ristmikul Suur-Ameerika poolt tulles sõiduradade arvu? Sest praegu on niimoodi, et teil on seal, võib-olla saaks seda liigutada üldse seda, et oleks... Siim, saad näidata, jah? Vähemalt selle esialgses selles animatsioonis, mida sai vaadata koduleheküljelt, seal oli nagu 2 rada. Kas te animatsiooni... Võt see sama seal. Ja praegu on seal 3 rada, eks ole. Ja nüüd see olukord on niimoodi, et kui te seal näitate, et sellest parempoolselt realt pöörata paremale, siis on nii, et samaaegselt on seal rattatee ja on ülekäigurada ja neil on üheaegselt roheline tuli. Ja kui sealt tulevad jalakäijad, siis seal on, ma sõidan pidevalt seda lõiku, on niimoodi, et vahest saab selle ühe autotsükli ajal, rohelise tsükli ajal saab paar autot võib-olla üle. Aga tipptunni ajal on seal väga suur autode vool, kes tahavad sinnapoole ära keerata. Ja kui see jääb selline lahendus, see lihtsalt paneb kinni selle. Ja, aga tänane liikluskorraldus on ju see, et seal parempool on keelatud just tipptunni ajal. Kuidas? Ei ole keelatud. Suur-Ameerikasse? Suur-Ameerika ja Liivalaia ristmik. Ülevalt alla, kui tulla sealt enda tänava poolt nii-öelda. Seal on niimoodi, et kui sa tuled, nagu sa tahad otse minna Liivalaiasse, siis sinna paremalasse poole ritta ei ole üldse mõtet minna. Sest sa seisad seal tunduvalt kauem kui nii-öelda tavalise autode vooluga. Ma natuke seda põhjust selle poole pealt, et siin eskiisi peal, õigemini selle väljavõtte peal on natukene võib-olla kehvasti näha, aga konkreetselt seal üleval pool kooli ette on siis mõlemas suunas tegelikult juurde pandud ühissõiduki peatused mõlemas suunas ja lihtsalt, kui me võtame selle, et meil on siis seal need vasakupoolse kasepuud, on kõnnitee, rattatee ja siis seal tegelikult ongi kohe peatus ja see ruum, mille arvelt see peatus on tehtud sinna, ongi see sama sõidurada, millest te praegu räägite. Ehk 3. rada siis, mis sealt ei paista praegu või? No jah, tahaks hiirega näidata, kas ma saan äkki. Ei, ma saan aru, aga teda on ju seal ristmikul ei ole ju ka, ta on täielikult ära kadunud. Jaa, aga selle poole pealt ma tahangi siia viidata, et siin on meil siis see peatus ühes suunas, et siin on teises suunas. Ja siit lihtsalt, et kui täna on siin see rada olemas teil siin, siis selle asemel on siis see peatus ja peatuse konfiguratsioon tuleb siia juurde. Võtame veel täiendavalt põhitänava nii-öelda sihid, siis me ei saa sinna kahjuks seda teist lisanduvat rada juurde panna. Ma nii ennetlengi ei oleks, et ühesõnaga me võtame teie tagasiside kaasa ja analüüsime selle läbi. Ma veel natuke seletaks, siin ristmikul on nüüd niimoodi, et need rattateed, mis tulevad Liivalaia tänava poolt, et need on nagu nurgal ja seal tekib see olukord, isegi kui jääb see lahendus. Nüüd see auto keerab sealt paremale, eks ole. Kui ta nüüd ratast moment ei ole, aga on jalakäija, siis järgmine auto tuleb ka, nad pargivad selle rattatee kinni. Et seal peaks olema niimoodi, et see rattatee peaks olema võimalikult lähedal ülekäigu rajale ja paralleelne ülekäigu rajaga, mitte nii, nagu ta praegu on. See on väga hea tagasiside, et me võtame selle kaasa ja analüüsime uuesti selle koha läbi. Aitäh teile! Aitäh! Palun järgmine küsimus. Jah? Minul on uue maailma 19. Minul on 2 küsimust. Üks küsimus on, kui me selle ristmiku juures oleme. Kui me selle ristmiku juures oleme, siis Suur-Ameerikast vasakpööre Pärnu maantele. Ja siis, kui sa sealt tahad Tõnismäele minna ülesse vasakule, siis jalgrattarada ja kõnnitee on toodud kohe autoteega paralleelselt. Kas selle pilti saab natukene nihutada? See on siis linna poole. Nii.
Ja põhimõtteliselt, kui nüüd tahaks Tõnismäele keerata, siis see rattatee ja ülekäigutee on kohe siin alguses. Et kui ma seda vasakpööret sealt teen, siis ma peaks teed andma ratturitele ja jalakäijatele. Aga samal ajal ju ma pean ju liikluseeskirjade järgi esimesel võimalusel vabastama trammitee. Ja, aga see on täpselt nii, nagu see täna ju on. Ei, selles suhtes ei ole. Praegust on kõnnitee on ju palju rohkem üleval pool, Tõnismäe poole. Mõte on selles, et kui sealt nüüd tulla, tuled Pärnu maantelt, tahad keerata Tõnismäele, sõidad üle siis trammitee, siis on see väikene nups, mis seal on vahel, kuhu siis saab, ma eeldan, üks auto mahub sinna Haljasala vahele, eks ole, kui sa tahad teed anda. Aga see tähendab seda, et sealt edasi sõites sa pead vaatama nii autosid, rattaid kui jalakäijaid, kõike korraga. Et kui jalakäijad ja rattad oleksid natuke edasi, siis saaks teha selle, et sõidad üle autotee ja siis vaatad jalakäijad ja rattaid. Okei, ma arvan, et see tagasiside on jällegi väga adekvaatne, et me võtame selle kaasa ja analüüsime läbi. Ja siis teine asi on see, et kui sa sealt ülevalt alla tuled parempööret teed, et siis sul on ka ainult ju üks rida seal autodele, et kui sul tuleb Pärnu maantelt tulevad autod alla ja sul tuleb Tõnismäelt, siis praegust on seal 3 rida tegelikult, kus autod sujuvalt ära lähevad. Aga praegust sealt, kui parempööret alla teed, sul jääb ainult üks rida sinna. No see nagu ei ole väga mõistlik. Ja see pööre on hästi järsk ka, et kui tulla Tõnismäelt alla, et ühesõnaga see Tõnismäe, see üheldumisnurk äkki tasuks üle vaadata, et seal tundub olevat, nad jooksevad üksteisele otsa. Sest ma ütlen, et kui meie oma asumist, Uuemaailma asumist välja sõidame, siis sa tegelikult, sul ei ole väga palju variante, kuidas sa välja sõidad. Ja kui sa nüüd siis sealt Suur-Ameerikast tuled ja lähed sinna Toompea poole, siis tegelikult sul on kogu aeg praktiliselt autod on sul sabas, mis tahavad üles minna Toompeale. Ja kui nüüd need autod ei mahu ära sinna, ma ei tea, kui palju autosid siin ette nähtud on, siis tegelikult nad panevad jälle terve Pärnu maantee ju liikluse kinni. Ja, et selle jaoks me oleme ka liiklusanalüüse teinud, et äkki Transpordiamet tahab natuke kommenteerida seda. Selle konkreetselt selle ristmiku koha peal need lähtepunktid on rohkem jalakäijate liikumisest lähtuvalt. Ehk siis kui täna jalakäijate liikumine toimub hästi suure hambaga, siis tagasiastega kõike sellist on ju, siis mida me tegelikult näeme, on see, et täna paigaldatud piire ei tööta. See piirde vahelt ja tegelikult ka sõidutee pealt jalakäijad kõnnivad otse. Ja selle poole pealt, et selleks, et ka toetada jalakäija liikumist rohkem, tagada ka seda ohutu keskkonda, et siis me olemegi toonud ka selle jalakäijate liikumise rohkem nii-öelda Pärnu maantee sihti, kuidas nad tänasel hetkel käivad. Ja selle poole pealt tõesti, mootorsõidukijuhil on selle poole pealt selles vasakpöörde kohas tõesti natuke keeruline, aga ta paratamatult peabki laskma nii-öelda vastassuunas tulijad kõik läbi, sealhulgas ka ratturid. Aga selle poole pealt, et kui me võtame selle olukorra, et siis kuna siin tegelikult ei ole lõpuks täielikku liikluskorraldus peal, siis see ristmiku ala peaks olema niikuinii tõkestamata. Ehk siis seal ei tohi sõidukid niikuinii seisma jääda. Meil on selle jaoks eraldi vahendid, kuidas me seda visualiseerida saame, et see vasakpööre kui selline, et kui me ütleme, et kui seal ongi juhuslikult sellel hetkel see autode rivi on ju, et siis see auk oleks piisavalt vaba, et seda manöövrit vasakpööret on võimalik teha. Ja natuke adresseerides siis sealt ülevalt Tõnismäe tänavalt alla tulles selle ristmiku poole, konkreetselt see nurk on taotluslik. Sest et mida me täna sel hetkel näeme, kus meil on see varasem lahendus oli, kus oli hästi lauge, nüüd me oleme siis pollaritega teinud seda natuke järsemaks, on lihtsalt see, et mäest alla tulles sõidukid kipuvad tulema natuke liiga kiiresti, need ei tule enam vastavalt piirkiirusele. Ja see kahjuks selle poole pealt seab ohtu siis Piki Pärnu maanteed liikujad. Ehk siis see on selle poole taotluslik, et manööver toimukski aeglasemal kiirusel. Et tagada sealt ka siis nii-öelda see ohutu manööver. Kas see mingi potentsiaalne ummiku koht ei ole või? Ei, selle poole pealt, et kuidas te nüüd ummikud selle poole pealt ütlete, kuidas ta sinna tekib, et kui manööver lihtsalt sooritatakse aeglasemalt, ega sellest ummikut omakorda ei teki.
et ummik tekib natuke teistel põhjustel ikkagist. Me selle poole prioriseerime ohutut lahendust pigem. Ma julgen jääda eriarvamusel. Ei, aga mul on üks küsimus veel. See, kui me nüüd pildiga tagasi lähme, siis ühesõnaga, kuna me elame Pärnu maantee ääres, siis me tegelikult oleme väga kursis, millal need ummikud on ja kuhu need nagu tekivad. Et kui nüüd kooli juurde trammipeatus viia, siis kuhu teil on selle ummikud või kus teil nagu need autod nagu seisma või ühesõnaga, minu jaoks on see koht nagu Viru keskuse trammipeatus iseenesest analoogne. Ja kui suures sul ei ole Narva maanteel võimalik sõita, et sa seal ei seisaks ummikus kogu aeg. Ja ma mõtlen seda, et kui suur peaks olema nagu Pärnu maantee läbilaske võime tegelikult reaalselt autodel, siis ma lihtsalt küsin, et kas te olete nagu sellega arvestanud? Eriti veel, kui Vineerist autod vasakpööret teevad sinna. Vabandust, et kus suunas läbilaskevõime? Linnast välja. Linnast välja, nii. Te mõtlete kosmosepeatuse kõrval? Vineeri peatuse kõrval? Jaa, aga täna on ju Vineeri peatusel samamoodi mõlemas otsas jalakäijate foriseeritud siis ületamine. Et see täpselt sama asi ju tekib lihtsalt natuke edasi. See ongi see, et kui sul ummikud on viadukti peal, õhtuste tipptundide ajal. Olgu, nii. Nii, ja kui nüüd on põhimõtteliselt, ma saan aru, et need on valgusfooridega ära reguleeritud, et sul tegelikult kogu see rahvas, mis on praegu sul ära hajutatud kahe peatuse vahepeale. Üks on see, mis on praegune Vineeri peatus ja teine on bussipeatus, mis on enne viadukti. Et siis see rahvas on nagu ära hajutatud, aga ma saan aru, et nüüd kõik see rahvas koondutakse siia kooli juurde kokku. Ja siis küsimus ongi nagu lihtsalt see, et kui autode ummik tekib, kuidas ma nüüd ütlen? Ühesõnaga, see... Aga ma võtan selle kokku sellega, et kui palju te olete liiklusanalüüsi teinud? Ma eeldan, et ei ole mingid mudeldamised tehtud, on ju? Transpordiamet äkki saab kommenteerida seda? No selle poole pealt jah, projekteerija poole pealt on siis tehtud liiklusuuring, mille puhul on siis see, et üldine kokkuvõte on see, et ulatusliku seisakuid Pärnu maantee lõigus ei teki. Kui me konkreetselt räägime nagu numbritest, siis selle poole pealt meil on lihtsalt see teema, et kui me praegu oleme vaadanud projekteerija antud numbreid, pannud enda mudelisse siis sisse, et valideerida neid, siis me saame natuke teisi väljundeid, me saame natuke kiiremat väljundit kui see, mis on uuringus siis välja tulnud. Et kui küsimusest nagu õigesti aru sain, et kui seal Vineeri peatuses, ütleme, et viaduktist tingituda hakkab siis sõidukite järjekord tekkima, ja kuidas siis need jalakäijad sealt üle saavad, siis sellisel juhul siis, et jalakäijate poole pealt on see, et ülekäigurajale sõiduk seisma jääda nagu ei tohi, on ju, et ta saab sealt üle. Ja kui me räägime õhtuse seisakuga, võimaliku siis seisakuga seoses, siis kui sõidukid seisavad, siis ei ole seal väga suurt vahet, kas see Ford tiksub seal ühtepidi või teistpidi, kas see sõidukid niikuinii seisavad. Luha tänavalt nüüd, siis te mõtlete nagu vaba parempööre, jah? No selle poole pealt, et ta on natukene võib-olla sarnane olukord sellega, et kõrvaltänavalt põhitänavale tulles õhtsul tipu ajal ta ongi selles suhtes raskendatud, aga niimoodi ongi paratamatult tänavõrk ja tänavõrgu loogika, toimimisloogika, et kui põhitänavatel on õhtusel või hommikusel tipu ajal on rohkem liiklust, siis sinna peale sõit ongi kõrvaltänavatel natuke keerulisem. Seal oli küsimus, palun. Tere, mina olen Kristel Abel, olen Uue Maailma Seltsist ja olen ka Tallinna Ühisgümnaasiumi hoolekogu liige ja mina tahan tänada teid, et te olete võtnud väga suure mure ära meie lapsevanematelt,
kes me siin aastaid ja aastaid oleme hädas olnud sellega, et kuidas meie lapsed kooli saavad niimoodi, et nendega midagi juhtuks, et nad saaksid üle Pärnu maantee. Ja nüüd tundub, et see ühel heal päeval see päev ikkagi on käes, et kus enam ei pea minema lapsed üle selle hirmsa vineeri ristmiku, kus sõidavad autod sinna, suunas, kuhu nad soovivad, trammid keeravad siia-sinna, et see läheb oluliselt turvalisemaks ja meie oleme küll sellega väga-väga rahul, sest autojuhid võivad istuda autos natukene kauem, kuulavad raadiot, hea soe olla, aga et lapsed saaksid turvaliselt kooli ja koju, et see võtab väga suure mure meie lapsevanematelt ära, nii et aitäh ja meie ootame, et see kõik väga-väga ruttu juhtuks. Et üks asi, mis ma seal vaatasin, mis võib tulla nagu teemaks, mis siin oli ka selle peatumisega oli ja millega me ise oleme ka siin näinud seda muret, et kui kahjuks tulevad paljud lapsevanemad toovad kaugemalt oma lapsed kooli, et nad ei ole nagu siis meie piirkonnas täpselt erinevatel põhjustel, et nad hakkavad seal võib-olla seal kooli ees nagu rohkem parkima, et ma lasengi või peatuma, eks ju. Et laskma siis lapsed sealt maha, et kui nüüd sealt see edasi läheb, see nüüd vale ristmik küll, et kui sealt kuskil tekiks mingi selline koht, kuhu siis Vineeri tänavalt natukene edasi, et see, kus saaks lapse turvaliselt sealt maha lasta auto pealt, et ta saaks ilusasti kooli, et siis seda ohtu see võtaks siis oluliselt maha. Aga muidu, jah, me oleme väga rahul, aitäh teile. Ja, tere, mina olen Kaarel Tigan, Keskkonna- ja Kommunaalameti linnakeskkonna disainer ja ütlen seda, et ühisgümnaasiumi see parkimisküsimus, see lahendatakse eraldi projekti raames. Et tulevikus meil on plaanis siis ohutute kooliteede raames see asi lahendada, tekivad juurde Vana-Lõuna tänavale parkimiskohad ja laienevad kõnniteed ja tekib neid kõnniteid ka juurde. Aitäh. Kas kellelgi on midagi lisada? Ja, mina küsiksin, olen arhitekt Villem Tomiste, ka kohalik elanik Südatänavalt. Paluksin, et kas te võtaksite Südatänava, Roosikrantsi ja selle Sakala need 2 ristmikku, et kõigepealt tahaks tänada linna ja projekteerijat ka sama asja eest, millest just juttu oli, et üle sõidutee viib oluliselt rohkem ülekäiguradasid. Nii, ja siin juhiksin tähelepanu sellele Roosikrantsi tänava vöötrajale, mis on tõstetud teisele poole Roosikrantsi tänav sihti. See tegelikult on ülekäigurada, mis teenindab ühendab Südatänavat ja Roosikrantsi tänavat. Ma soovitaksin selle ikkagi teisele pool tagasi tõsta, sellepärast kõigepealt on, et see eelneva planeeringuga seati Das Hausile ju siht läbi selle hoone, et saaks lihtsamini Südatänav Roosikrantsi tänavaga ühendatud. Projekteerimise käigus jäi see siht ära, nüüd liigutakse ümber Das Hausi hoone. Lisaks, et kui see jääb või kui see liigub sellesse kohta, kus ta praegu nüüd on kavandatud, ma arvan, et hakatakse käima ikkagi teiselt poolt üle, ka sellepärast, et kui vaadata, et kuidas liigutakse, kuidas inimesed liikuvad, mina olen jalakäija, elan Südatänaval, et kuidas liigutakse tänava päiksepoolsel küljel ja see on siis selle Natuse majapoolne külg, kus see vöötrada praegu on, et see mõte liigutada vöötrada tänava otsale lähemal on väga hea, aga ta võiks olla teisel küljel, jah, sellepärast, et see omakorda looks, kui teil on ka mõte sinna see ülekäigu rajale üks ohutussaar teha, võib-olla on võimalik isegi Roosikrantsi tänava ots natukene laiemaks kõnnitee teha, mis omakorda lubaks näiteks seal nurga peal on üks pood või kohvik, eks, et ta saaks oma päikselise terrassi otse kõnniteele veel ka teha. Et võib-olla tõstate ta tagasi sinna poole, võib-olla liigutate natukene lähemale ristmikule, kui ta praegu on, sest ta praegu tõesti on kentsakalt keset majade seinu. Palun kaaluge seda ettepanekut. Aitäh ettepaneku eest. Ma ei tea, Siim, kas tahad kommenteerida? Sobib, paneme kirja, analüüsime edasi.
Härra veel ei ole sõna saanud, mikrofon juba olemas, palun. Ja tere, mina olen üks Tallinna trammijuhtidest. Ma sain aru, et see Vineeri ristmikule tulevad uued rööpad, eks ole, ja see kurvi koht. Aga ülejäänud rööpad jäävad samaks ja kui kauaks see trammiliiklus ka siis kinni pannakse? Viimasele küsimusele mina ei oska vastata, aga ma oskan sulle seda öelda, et trammirööpad siis kosmosepeatuse ja Vineeri peatuse juures tuleb uued panna koos betoonalustega, sest trammi telgede vahed peavad peatustes olema laiemad, kui nad on muidu, sest kui me neid ei liigutaks nagu telgesid üksteisest kaugemale, siis ei mahuks bussid sinna samade peatuste vahele sõitma. Nii nagu täna on tegelikult tänases Vineeri peatuses, kus linna sisse sõidab ainult buss linna sisse sõitval suunal. Välja hetkel ei saaks ka seda panna sinna, sest sinna selle tänase peatuste platvormide vahele 2 bussi ei mahuks. Et siis nendes peatustes, mis on täis rekonstrueeritavad, lähevad teljed üksteisest kaugemale. Ja siis mul siin tekkis üks mõte, kui oli teemaks see kõige kitsama koha, et ei mahu sinna ära ei üks ega teine ega kolmas ja et ei ole parkimiskohti, siis mul tekkis selline ketserlik mõte või mis paljudele ei meeldi, aga paljudele jälle meeldiks, et kas rattateed saaks sellel kitsal lõigul teha ainult ühele poole? Et näiteks Vabaduse väljaku poolt tulles rattad läheksid üle selle ülekäiguraja siis näiteks sinna päikesepoolsele küljele ja nüüd seal Südatänava otsas läheksid jälle tagasi teisele poole ja siis rattatee asemel oleks ühel pool parkimiskohad. Kas mahub ära? Me analüüsisime seda, aga kahjuks on, või õnneks oleneb perspektiivist, et isegi kui see ühe suuna rattatee ära jätta, siis parkimiskohad on ikkagi laiemad kui see 1,5 rattatee, et selle tõttu tegelikult nad ikka ei mahuks ära. Aitäh. Siin oli küsimus, kui mikrofon jõuab ka. Ootame. Tule, Marja. Nii. Mina olen arhitekt Toomas Paaver, võtan üle sõna sealt, kus Villem Tomiste alustas, et tegelikult mõelda lihtsalt ka lahenduste ja ettepanekute peale, praegu ei ole küsimus. Ühesõnaga, lihtsalt lühike vastus selle Villemi mõttele siin samas ristmikul, et ülekäigurada tõsta on ju teisel pool lähera. Ma ütlen, üldine tava on tegelikult see, et ülekäigurada on Ristuva tänava mõlemas ääres, et põhimõtteliselt pange 2 ülekäigurada ja kõik töötab ja niiviisi ongi vanasti ristmikud töötanud ja seda tasub kaaluda ka igal pool mujal enam-vähem. See on niisugune üldine tähelepanek. Muidu ma kiidan jälle samas, siin on näha, et ülekäiguradu on juurde tulnud. Siin on tegelikult ebanormaalne põud ja selles mõttes asjad lähevad hästi, aga võiks veel paremini. Aga mul on oma ettepanek nüüd edasi või natuke küsimus on natuke ettepanek. Vabaduse platsi ristmik, see siin samas. Siin on olnud niisugune visioon, et see võiks olla nagu Obujaama tänava ja Narva maantee ristmik jalakäijate taktiga niiviisi, et saab minna diagonaalis üle ristmiku. Te võite nihutada selle pildi sisse. Et ühesõnaga see on ettepanek tegelikult, et see ristmik teha ka jalakäijate taktiga, saaks diagonaalis üle, seal on palju, seal on üldiselt kitsas inimestel, seal on ühistranspordipeatuste nende ümberistumised, sealt on seda vaja, seda oleks väga hea, kui saaks teha. Äkki teil on küsimusele vastus, kas olete mõelnud ja kas saate teha? Ma arvan, et Transpordiamet on kõigele mõelnud, aga küsimus on selles, et kas saab teha isegi pärast seda, kui see lahendus on siis ellu viidud ehituslike meetmetega, et fooridega saab alati hullata. Ja ma natuke täiendan seda, et me tõesti päriselt kaalusime seda ka, me mitte nagu moe pärast. Me lihtsalt mõõtsime ka selle ristmiku ala pindala. Ja siis kui me arutasime esialgset seda ajakulu, mis siis kulub jalakäijal normaalkiirusel diagonaalse ületuse puhul, pluss siis kaitseaeg juurde, siis kogu sest foori tsüklist 2/3 oleks jalakäijale.
et hetkel selle tõttu me sellise mõttega edasi nagu ei läinud. Aga tõesti, nii nagu abilinnapea ütles, kuna tegemist on foorreguleerimise lahendusega, siis seda on võimalik hiljem uuesti mõtelda. Ehk siis praegune projekteeriv lahendus otseselt ei takista edaspidi kasutada ka sellist süsteemi. Aga nüüd, kuna meie eeritus tasapisi liigub lõpupooles, võtame viimased 3 küsimused. Esimene, palun, teie poolt. Tere, olen tudeng ja Maximax ja mul kiired 3 küsimust. Kui Vabaduse väljakul on maakonnaliin, linnaliin ja tramm ühes peatuses, siis miks nad ei saaks olla ka seal Kosmose ja Vineeri peatuses kõik tee keskel? Siim mainis ka seda, et täna on piletisüsteemid veidi erinevad, et linnatransport täna on ju eeltasutud maksumaksja rahast. Maakonnaliinid ei ole, ehk maakonnaliinides pileti ostmine võtab kauem aega ja see paneks ülejäänud ühistranspordi seisma. Okei. Kas te olete simulatsioonidele jõudnud ja kas ristmikute siis läbivus tõuseb või langeb? Siin annaks sõna Transpordiametile, kes saab tutvustada ka mingil määral projekteerija tehtud liiklusanalüüsi. No selle poole pealt, et mul ei ole hetkel head vastust anda ja seda sellel põhjusel, et me valideerime alles veel neid, me paneme samu sisendandmeid, paneme enda mudelisse sisse ja seejärgi nagu otsustame, kuidas meil täpselt nagu see ka foorilahendus saab olema. Aga kindlasti, kui me räägime siin Vabaduse väljaku ristmikus, siis me siin kindlasti loendame inimesi, sest et jalakäijaid on selle ristmikul oluliselt rohkem kui nii-öelda muude sõiduvahendite kasutajaid. Ja 3. kiire, et Superministeeriumi ja Tõnismäe kooli ees oli jalgrattatee ja kõnnitee praegu bussipeatuse ees. Et kas ei võiks olla seal ka nagu standardina, et bussipeatus on kõige teepoolsem ja jalgrattatee ja kõnnitee on bussipeatuse taga? See seal joonisel ei mahtunud, aga selle eskiisi videol oli näha. Saad siin kommenteerida, kuidas see lahendus praegu seal on planeeritud? Ma igaks juhuks täpsustan, et videod on alati illustratiivse tähendusega, et pigem nagu vaadata need joonised, mis on. Jaa, ma saan aru, mis sa mõtled. Selle poole pealt on natuke selline kompromisside mäng meil olnud selle eskiisi raames, sest et kui meil on kõnnitee, sest et seal nii-öelda bussist väljuvad inimesed on ju, suure tõenäosusega nad kõnnivad selle ristmiku suunas, siis nad pigem kõnnivad siis juba sealpool, kus nad maha tulid ühissõidukist ja sealt tuleb ka see kõnnide vajadus, rattade vajadus täpselt saavad moodi, peaks jätkuma ja seetõttu siis meil tekkis selline kompromissi lahendus, et ühissõidukist väljudes on siis see puhver juba olemas, et bussisõitja ei astu otse rattateele ja seejärel siis ta ületab nagu selle rattatee. Natuke sarnane lahendus nagu Sinise paviljoni peatus, mis meil siin samas on Vabaduse väljakul, lihtsalt selle erinevusega, et me üritame seda vaheriba võimalikult laiaks teha, et vähendada seda konflikti kohta nagu. Aitäh. Võtame veel 2 viimast küsimust. Härral on käsi püsti. Marja, sinu tahan. Tervist. Tarmo Puudist, Pärnu maantee 43 korteriühistust. Konkreetne küsimus, miks on liigutatud Kosmose trammipeatust ja siis hetkel ka linna suunduvate bussipeatuse asukohta? Kuigi tegemist on äärmiselt olulise põhimõttelise küsimusega, isegi seletuskirjas ei ole sealt poolt sõnagi. Aitäh. Ja aitäh, et need peatused on toodud ristmikele lähemale selle jaoks eeskätt, et punkt 1, ümberistumine oleks kiirem, punkt 2, nad on lähemal haridusasutustele ja punkt 3, seal on rohkem ruumi, et teha need peatused valmis ka. No selge, seal on saan aru, nüüd on vihjad haridusasutustele, samas tahaks rõhutada, et peatuse praegune asukoht
teenindab samuti kooli, aga veel enam. See on juba, ma julgen öelda, üle poole sajandi veelgi enam seal asunud ja praegune asukoht teenindab lisaks ka elanikke. Ehk siis inimesi, kes kasutavad seda peatust ja kogu seda keskust sõna otseses mõttes iga päev, aasta läbi, erinevalt siis asutustest. Ja siiamaani, olles ise elanud seal samas piirkonnas nüüd juba üle 40 aasta, olen näinud ja jälginud ja tean, kuidas on see voog, eks ole, inimeste kasutusala. Ehk siis hetkel see liigutamine sinna ristmiku, see põhimõtteliselt tekib katkestus, kui te vaatate, eks ole, siin praegune peatus, eks ole, siin sisuliselt, eks ole, Jaani kirikust, eks ole, kuni Liivalaia ristmikuni on kõik katmata. Kogu see, nii äride kui elamute piirkond on ühistranspordi peatusega katmata. Sisuliselt praegune peatus, ta teenindab siis nii-öelda Roosikrantsi tänava, Hariduse tänava, ka Tõnismäe otsa tänava piirkonda, elamuid. Ja teiselt poolt samamoodi Süda tänava otsa, Sakala, ehk siis see Hõlmikpuu kant, eks ole. Sealt kõik liigub praegu rahvas 2 poolt, 3 poolt kokku ja hetkel need põhjendused, julgen öelda, ei ole vettpidavad. Aitäh. No selle poole pealt peatuste planeerimise poole pealt, lisaks sellele, et praegu see sama argument, et haridusasutustel lähemale, see ongi ka see, et vähem kaitstud jalakäija, kes siis antud hetkel ka õpilased, et selliselt on selles piirkonnas on haridusasutusi rohkem. Mõistan, et tõesti Prantsuse Lütseum on täpselt samamoodi oluline, aga et kui me paneme natuke arve, siis haridusasutusi on selle ristmiku piirkonnas natuke rohkem. Aga kui me räägime ka konkreetselt peatuste planeerimisest, siis algpõhjused ja algpõhimõtted tulenevad juba siis projekteerimistingimuste menetluse käigust, kus siis ühistranspordi osakonnaga vaatasime kogu seda lõiku, tõesti põhimõtteliselt koos Liivala ja ristmiku ja Vabaduse väljaku ristmiku 2 peatust on tõesti omavahel ebatavaliselt võib-olla kaugel, aga mõlema peatuse teenindusraadiused selle poole pealt katavad tegelikult selle vahepealse lõigu ära, sest et me kaalusime selle poole pealt ka seda vahepealset Roosikrantsi juurde peatuse tegemist, aga seal siis tekkis hästi palju ülekatteid. Et kui me võtame mõlema planeeritud peatuse mõistes siis linnulennult raadiuse 300 meetrit, mis teeb siis teekonna pikkuse mööda tänavavõrku 400 meetrit, mis on hea ühistranspordi peatuse definitsioon vastavalt Euroopa Komisjonile, et siis kogu see piirkond sai teenindatud ja teine teema on tõesti siis see abilinnapea mainitud ruumipuudus, et kui meil tänasel hetkel on selle Süda ja Roosikrantsi vahel ülekäigurajad, kuhu me ei suuda isegi ohutussaart teha, mis tegelikult vastavalt ohutusnõuetele on tegelikult vastuolus, siis täiendavalt teha peatust, kus oleks võimalik bussisõitjatel ja ühistranspordi kasutajatel ohutult oodata oma ühissõidukit, seda kahjuks ei ole võimalik teha. Et sealt tuleb ka meil see muu kitsus ette kahjuks. Aitäh! Ja nüüd võtame tänase õhtu viimase küsimuse, palun. Tundub, et küsimusi rohkem pole. Proual on. Proua, kohe mikrofoni saate ka? Üks hetk. Tõnismäe ristmikuga tekkis mul siin küsimus, siin tekkis selle vasakpöördega, eks ole, ülesse. Et ma kasutan ka seda kohta. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui see auto nüüd peatub seal rohealalgi, aga nüüd ta hakkab ju tulema, ta ei saa ju seal kaua peatuda. Aga kui mina jalakäija olen seal kõrgemal, nagu praegu on, siis ma näen, et auto tuleb, eks ole, ma ei lähe ja ma saan võtta, või auto võtab siis, kui on jalakäija, eks ole, natukene augu maha. Aga nüüd ma alguses vaatasin, väga ilus on, et teil läheb kohe otse seal kõik mõlemad punane ja kollane. Aga võib-olla, ma ei tea, ma tahaks teada, mis teised arvavad selle kohta. Et võib-olla seal üleval on jalakäijatele kindlam. Aitäh! Tahab keegi vastu kajada? Ühesõnaga, proua, ma arvan, et vähemalt ma jagan oma niisugust tunnetust
Et 2 kohta, mida me tõenäoliselt oma meeskonnaga üle vaatame, on just see, mida te mainisite. Ja teine pool on tõenäoliselt see Suur-Ameerika ots, et me sinna korra vaatame sisse, analüüsime veel läbi, et kas ikkagi kõik need murekohad, mida siin täna on välja tulnud, et kas need on adresseeritud, oleme leidnud parima lahenduse, et seda me kindlasti võtame kaasa siit. Aitäh teile. Kuidas pole? Absoluutselt. Absoluutselt. Kuigi olgu siin ka öeldud see, et vöötradade asukohti hea õnne korral saab muuta hiljem. Et kui me läheme... Ja nõus, seal lõigus vist, kui ma mäletan õigesti, Ohutussaart ei olnud lihtsalt. Oli, seal, üks oli. Üks oli. Aga eeskätt on täna meie fookus need, mis me ehituslikult läheme sekkuma, et need on päriselt need lahendused, mis aastakümneid ennast õigustavad. Aitäh, aga sellega meie üritus on lõppenud. Aitäh teile, et tulite kohale, kuulasite, küsisite, mõtlesite kaasa ja ütlen nii palju, et kõik need joonised on kättesaadavad projekti veebilehel, milleks on tallinn.ee/kaasamine ning tagasisidet veel saab anda kirjalikult kuni 26. aprillini. Aitäh veel kord, head õhtut! Aitäh!